Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Selle aasta viimases saates teeme positiivse kokkuvõtte kohe mööduvast 2025. aastast ja mul on saatekülalistena Sandra Nurmsalu, kelle kohta võib nüüd öelda Märjamaa vallavolikogu liige. On õige? Tere, aitäh kutsumast. Ja Helle-Moonika Helme, kes on Riigikogu liige ja mina olen saatejuht Evelin Poolamets, olen Riigikogu liige ja äsja valitud ka Vinni vallavolikogu esimeheks. Aga alustame Sandra sinust. Mis on 2025. aasta nagu kõige enam sind mõjutanud sündmus või kui sa nüüd tagantjärgi vaatad, mida sa esile tooksid? Kui sa nüüd niimoodi küsid, siis ma saan öelda ainult ühe sõna, tuulepargid. Sest see, et täna mina olen siin, kas või siin saateski teiega juttu ajamas, et see on kõik tulnud tuuleparkide tõttu ja see on nagu üks selline, kuidas siis öelda, selline halb keeris, mis on haaranud kogu Eestimaa endasse ja käib ja möllab siin maapiirkondades ja lihtsalt midagi ei ole teha, et ta nii-öelda meid alla ei neelaks, et tuleb ka ise midagi teha ja see kuidagi on niimoodi kerinud ja lahti rullinud ja see on ka üks põhiline põhjus, miks ma olen täna Märjamaa vallavolikogus kindlasti ja on huvitav, et kui nüüd mõelda, et positiivselt, et tegelikult see suur mure, tuuleparkide mure on toonud tegelikult väga palju inimesi poliitikasse, kes varasemalt tegelesid igapäevase eluga, kasvatasid lapsi ja arvasid, et neid mitte miski kodus ei mõjuta, kui nad järgivad seadusi ja saavad tunda ennast turvaliselt, aga nüüd ju rikutakse nende elukoht ära ja väga hea, et inimesed ei vaata kõrvalt, vaid hakkavad vastu. Aga Moonika, ka sinu käest küsin sama asja, et see 2025 on ju poliitiku jaoks väga pikk aeg ja ma kujutan ette, et kui sa igapäevaselt oled selle poliitika sündmuste sees, et positiivset sealt või sellist meeldejäävat on päris keeruline leida. Ja täpselt nagu sa ütlesid, et see 2025. aasta on suhteliselt pöörane aasta olnud, et maailm on muutumises, kõik need sündmused, mis meil siin kerivad, sõda, siis sellega seoses kõik need probleemid, mis meil siin koha peal on, kõik need uued maksud ja kõik, et seda kõik on hästi palju olnud, aga mis mina enda jaoks võib-olla ja ka ütleme võib-olla teie jaoks niimoodi välja tooks, on see, et jällegi see jaanuar tundub nii kaugel olevat see eelmise aasta, selle aasta jaanuar, eks ole, et varsti saab aastaring täis ja oleme uues jaanuaris, aga jaanuaris käisin mina siis Ameerikas ja käisin Mar-a-Lagos ja see oli paar päeva enne, kui siis president Donald Trump inaugureeriti Ameerika Ühendriikide presidendiks ja ühest küljest juba see, eks ole, et sa said olla sind oli kutsutud sellisesse kohta, kuhu isegi kohalikud, kes seal elavad igapäevaselt ja on elanud juba nende vanemad ja kõik, et nad ei ole kunagi sinna siis president Trumpi nii-öelda koju sisse pääsenud, see on suur ala, et nad ei ole kunagi sinna sisse pääsenud, sest sinna nii lihtsalt ei pääse, et jaluta lihtsalt sisse, et sinna saabki ainult, kui sind oodatakse ja kui sind kutsutakse. Ja siis sa mõtled, et sa lähed siit kusagilt kaugelt väikesest Eestist kohal, oled kutsutud, oled seal, oled täpselt nendes samades interjööridest, ruumides, kus siis mida tänapäeval sotsiaalmeedias, TikTokis ja igaüks on näinud, need samad lauad, need samad toolid, sa istud seal,
aga no see on nagu üks selline noh, asja külg, et noh, et sa tunned, et sa oled kuidagi nagu tõstetud kuhugi, kuhu sa muidu võib-olla iiale ei satu. Ja teine asi on see, et ega siis see oli nagu esimene kord, vaata, noh, kui me läksime siin Eestis oli kõik selline, et noh, et sa oled nagu alla surutud ja rõhutud ja see kõik, mis on selline tunne, et sa oled selles asjas, mida sa siin teed või tahad, noh, millisena sina tahad maailma näha. Et sa oled siin kuidagi üksi ja võitled mingi meeletu sellise suure jõu vastu, et noh, et selline tunne, et kõik muu maailm on kusagil teisel poolel. Aga seal olid ju tegelikult üle terve maailma, need inimesed olid ju kokku kutsutud, kes olid kutse saanud ja siis sa saad aru, et kui palju on tegelikult sinuga samameelseid, samamoodi mõtlevaid inimesi üle terve maailma. Ja siis sa saad aru, et ei, ka sina oled osake millestki suuremast ja sa ei ole üldse üksi ja see oli nagu asi, mis on tervele sellele aastale andnud sellise hoo või jõu kaasa ja eks neid selliseid kohtumisi oli veel, me käisime ka Londonis, kus oli siis suur konservatiivne selline konverents, et ja üldse see tunne, et noh, et see mingisugune sinu moodi mõtlevate inimeste laine on siis nagu maailmas kerkimas. See on andnud väga suure, see on kuidagi nii tervistav ja see on andnud nagu sellise jõu ja ka ütleme siin Eestis koha peal julgsugi. Siin Eestis võib-olla inimesed ei saa aru sellest, et millised muutused on maailmas ka maailmavaateliselt tulemas ja toimuvad ja on tulemas, siis tegelikult on. Ja see on asi, mis ka meid siin ja ka meie toetajaid ja meiega samamoodi mõtlevad inimesi võiks üliväga julgustada. Jah, et mingil kujul me ju alati tajume ka oma mõttekaaslastega koos olles, et EKRE üritustel alati sul tekib selline hea positiivne tunne, et sa ei ole üksinda, sinusuguseid inimesi on veel, kellel on ka sarnane maailmavaade, asjadest sarnane arusaamine, et võid ükskõik mis teemal hakata rääkima, inimesed mõistavad sind, et see on hästi tore, et see olla koos oma mõttekaaslastega. Aga tõesti, Monika, sa juba viisid selle jaanuarikuisele kõige olulisemale sündmustele, et Donald Trumpi ametisse vannutamine toimus 20. jaanuaril ja üks osa tema kõnest ju puudutas ka meie maailmavaadet, mis on väga lihtne, sugusid on kaks. Aga valimised toimusid juba ju mitu kuud varem. Kas Sandra mäletad seda valimisööle, Eestis oli öö, seda hommikut, kuidas ajakirjanikud teatasid, et USA-s võitis valimised Donald Trump. Kas sa jälgisid neid valimisi? Ma jälgisin, kui ma nüüd meenutama hakkan, siis vist oli päris suur torm veeklaasis, oli nii. Mina mäletan neid pikki nägusid. Monika, kuidas sina mäletad? Sa olid juba Eestis või sa olid veel USA-s sel ajal? Ei, valimised olid ju, nagu siis ütlesid, varem. Et selles mõttes, see oli ikka niimoodi, et ärkad hommikul üles ja teed uudised lahti ja siis, siis, mis sealt siis vastu vaatab. Et ega see oli ka noatera peal, sellepärast, et ega vastaspoolt tegi ju ka kõik, et seda ei juhtuks, sest et kus ma ütlen, see oli väga selline hetk, et kui kumb siis maailmavaade võidab, siis seda pidi maailm minema hakkab ja kaalul oli väga palju. Nagu sa ütlesid, kas see on ikka nii kummaline, et nii loomulikku asja nagu meiegi oleme kogu aeg teadnud, et sugusid on kaks, me peame siis kuulama lõpuks Ameerika Ühendriikide presidendi inauguratsiooni kõnes, et ta kordab seda üle ja siis on mingi pool maailmast, kes selle peale pillub pikali, eks ole, ja karjub appi, et me elame sellisel ajal, ega siin midagi teha ei ole, aga jaa, ma
ma mäletan võib-olla rohkem seda, kui ta esimest korda sai presidendiks, et sellega oli täpselt nii, et hommikul uudised lahti ja siis kõik on täiesti näod pikad ja täpselt kui EKRE sai esimest korda Riigikokku ja Martin läks sinna stuudiosse, siis kuulis, kuidas ajakirjanikud omavahel ühesõnaga karjatasid selle, kitkusid juukseid, et kuidas kurat see sai juhtuda. Ja täpselt nii oli Trumpiga eelmine kord, kui ta sai presidendiks ja vahepeal nad üritasid ju teha kõik, et ta uuesti ei saaks ja neil ei õnnestunud aga eks seda pettumust ja pikka nägu oli seekord ka hästi palju, sest nagu ma ütlesin, kõik tegelikult said aru, et kaalul on terve maailm. Jah, ja minule meenub ka see hommik tegelikult, kuidas ajakirjanikud veel viimase hetkeni lootsid. Äkki tuleb mingi muutused, kuskilt tulevad need peidus olnud koormad mingite sedelitega, mis võtaks Donald Trumpilt selle valimisvõidu ära. Ja ega siis Eesti ühiskond ju ei tulnud kohe kaasa, peavoolumeedia ikka jätkas sõimamist. Ikka siiamaani sõimavad. No aga nüüd on ikkagi tekkinud uued voolud, juba hakatakse Trumpist juba positiivsemalt rääkima ja see, et EKRE toetas Donald Trumpi ju ka. Me toetasime teda varem juba, kui ta veel alles oma seda valimiskampaaniaid ja kõike tegi, et me toetasime teda ka varem ja ütlesime, et igal juhul meie suur soov on, et ta saaks presidendiks ja kui see siis lõpuks ka juhtus, siis kuidas ütleme, meie külas oli pidu. Õige küll. Aga lähme sujuvalt edasi veebruarikuusse. Veebruarikuus oli üks oluline positiivne sündmus, et meretuuleparkide, ma mõtlen, et see oli ju täielik võltsing, et anda 2,6 miljardit meretuuleparkidele ja need dokumendid olid ju kõik valed, mis näitasid seda kasumlikkust, et väga hea, et see välja tuli ja minu meelest ka Sandra, sealt läks ju ka suurem tähelepanu kõikidele tuuleparkidele, mitte ainult meretuuleparkidele. Ja, et veebruarikuus tegelikult ka meil Märjamaa vallas inimesed muutusid järjest aktiivsemaks, vaatasime sotsiaalmeedias samamoodi, et muudkui kommenteeriti, võeti sõna siin ja seal ja siis tekkis küsimus, et aga kuidas meie vallas, Märjamaa vallas siis asjad on. Ja kui me hakkasime uurima, siis tuli välja, et üsna kehvasti on kogu selle teavitamisega ja üldse ka sellise suhtumisega, et mida vallaelanikud võiksid teada või mida nad tohiksid asjast arvata ja meile tundus, et on vaja inimesed koondada kokku ja MTÜ Eluterve Märjamaa siis sündis, nii et tõesti jah, et sellega me tööle hakkasime ja asusime inimesi teavitama ja väga-väga suur toetus on olnud sellel, sest tõesti see on selline terav mure Märjamaal ja muidugi see, mismoodi meid siis kohe vaibale kutsuti vallavalitsusse, et see oli omaette muidugi teema, et ei meeldinud see kohalikule võimule teps mitte. Ma arvan, et veebruarikuus sündis nii teisigi MTÜ-sid, kes siis hakkasid tegelema tõsisemalt tuuleparkide teemaga. Aga ma lihtsalt tahan siia vahele veel öelda, et mis oli, mis nagu tagasivaates just paistab eriti välja see, et kui see meretuuleparkide, kõik see korruptsiooniteema ja kõik, mis tuli meie ju ka siin Riigikogus, tõmbasime seda teemat ikka päris kõvasti ja lõpuks ikkagi kogu see valitsev seltskond jäi ikka häbisse ja sealt tegelikult, nagu sa ütlesid, et üle terve Eesti inimestel tuli lõpuks tunne, et äkki on võimalik ikkagi see nagu maismaa tuuleparkide osas ka ära pidurdada. Sest ega vahet ei ole, kas sul on meretuulepark või maismaa tuulepark, suur korruptsioon ja suured rahad ja äraostmised ja kohalikest ülesõitmised, ega siis meretuuleparkide vastu olid ju saarte rahvas. Et sealt nagu algas see, nagu mõtlen, see nagu paisu tagant tuli välja, et inimesed said aru, et ohoo, me saame, kui me äkki nüüd hakkame vastu võitlema, et äkki me saame oma elukeskkonda säilitada ikka sellisena, nagu ta on. Et võib nagu veebruarikuud pidada ärkamise kuuks ja
muidugi seal olid veel, et need tõesti need valed seal meretuuleparkide taga, tegelikult on need samad valed ju ka maismaatuuleparkide taga. Aga veel üks, ma arvan, et Sandra, sa jälgisid Eesti eurolauluks sai espresso macchiato või kuidas keegi välja seda hääldab, et sina oled ka Eurovisioonil osalenud ja kuidas see ega nähtavasti sa ikkagi jälgid, kuidas meie omadel Eurovisioonil läheb? Jaa, selles mõttes, et uudistega ma ikkagi nii-öelda enam-vähem püüan kursis olla, aga ütleme, et Eurovisioon on minu jaoks pigem selline siis võistlus või sündmus, kus võib-olla mõned sellised üksikud väga head laulud on ja etteasted on, sest tegelikult kõik näevad väga palju vaeva, aga seal on kõike seda muud, et mille pärast ma ikkagi ei vaata seda, et lihtsalt pärast tagantjärgi mõne hea laulu võib-olla vaatan üle, jah. Aga see oli, kui mõelda, et see Eurovisiooni karussell, see võttis nähtavasti sinu elus ka päris mitu, ma ei tea, kas kuud võib öelda või? Jaa, kindlasti, et tegelikult ju 2008 me hakkasime seda laulu juba tegema ja 2009 kogu see trall oli nii, et ja kui nüüd see Eesti Laulu järgne periood ja enne Eurovisiooni, et seal oli ikkagi mitu kuud vahet. Ja millega mina tegelesin, mina olin sellel hetkel laulja, kes võis oma nime ka ära unustada. Ma tõesti, mul oli mingisugune halvav lavanärv, et prooviruumis just kui kõik on hästi ja siis lähed lavale ja midagi juhtub, et sa ei ole nagu sina ise enam, et siis tuli iseendaga hästi palju tööd teha, sest ma sain aru, et ma mäletan just sõitsime Tarmoga autoga ja siis mõtlesin, et issand, et ma pean minema Eesti riiki ju esindama. Et tundus, et meie väike laulukene, aga ja ma tundsin nagu tõesti, et kõik need inimesed, kes meie poolt hääletasid, nad on nagu meie selja taga ja ma ei tohi alt vedada. Et siis tuli nagu enda selle vaimu ja vaimse poolega hästi palju tööd teha ja läks hästi. Ja nagu sa, Sandra, ütlesid ka, et on mõned laulud, mis jäävad meelde. Ka Eesti laule on ju Eurovisioonil aastast olnud, aga mõned üksikud on meelde jäänud, et muidugi see meie eurovõidulugu, aga Sandra rändajad jäid küll meelde. Et mulle tuleb kogu see lavapilt silmad ette, kuidas sa tulid oma soengust ja sul nii puhas ja nii särav hääl, et aitäh selle elamuse eest veel, ütleme, see tuleb veel tänasesse päeva. Ja aga jõuame jälle meie mööduvasse aastasse 2025 märts ja ma vaatasin, et see märtsikuu oli selline väga positiivsetest sündmustest pungil. Esiteks sotsid visati valitsusest välja. No Monika, anna kommentaar. Kas midagi on muutunud? Ei ole muutunud, sest ega kõik need asjad, mille poolt sotsid hääletasid siis, kui nad oli või mida nad ajasid valitsuses, ega siis kui valitsus Reformierakond Eesti 200 nende eelnõudega tulevad praegu saali, ega siis nemad nagu istuvad seal akna all, olles opositsioonis, pooleldi opositsioonis, on nad ka pooleldi koalitsioonis ja hääletavad ikka kõikide nende jäleduste poolt, mis sealt Stenbocki majast meile tulevad. Aga naeruväärne on muidugi see, et kuidas nad praegu esinevad, kui tulevad mingite asjadega välja ja tõesti tõsimeeli päristavad pead teemadel, mille vastu nad enne nagu olid, kui nad olid valitsuses, et me iga kord, kui on vähegi võimalik, siis me tuletame ikkagi Eesti rahvale meelde, et need samad sotsid, kes teile praegu tulevad, räägivad, et oi, toidukaup on ikka nii kallis ja oi, ikka seda käibemaksu peaks alla viima. Kus te olite, kui te olite valitsuses? Meie tegime mitu korda neid eelnõusid, teie hääletasite kõik maha, nii et seda sotside silmakirjalikust me oleme nüüd hästi palju näinud, aga ega midagi muutunud ei ole sellepärast, et sotside võrra neil on lihtsalt seda vähem seda teerulli materjali.
sest neid hääli Riigikogus, aga nii palju neil enamus on, et noh, põhimõtteliselt nad kõik head algatused, mis siis meie poolt tulevad, opositsiooni poolt tulevad, kõik lükatakse maha ja enda jäledused siis rullitakse läbi, olgu need siis põhiseaduse vastased või olgu nad siis, ma ei tea, normaalsuse vastased, et põhiseaduse vastased asjad ikka president on üritanud siin tagasi lükata, aga need lükatakse jälle uuesti muutmata kujul käiku ja noh, kogu see kemplemine, ma mõtlen, noh, see Eesti poliitika on läinud tänu sellele kõigele nii inetuks ja noh, täiesti nagu üle võlli, et aga ega midagi muud ei ole öelda, kui et suured muutused, mis maailmas on juba toimuvad, jõuavad ükskord ka siia. Jah, et kui veel sotsidest rääkida, et tõesti see silmakirjalikkus, ühest küljest on mul väga hea meel, et neid seal valitsuses ei ole, et ma ei pea neid nagu nägema niimoodi, et ei pea neid kuulama, sest opositsioon on ikkagi meil selline vähemus, mida ka meedia ei kajasta, aga mulle tuleb endale üks selline kogemus meelde, et noh, et sotsid, Riina Sikkut räägib, et sotsid kaitsevad naisi ja naiste õigusi, aga kui EKRE tegi muudatusettepaneku riigieelarvele, et tõsta osa rahast, osa nendest sadadest tuhandetest, mida jagatakse võrdõiguslikkuse volinikule ja nendele LGBT agenda ajajatele, naiste varjupaikadele, et võtta osa sealt raha ära. Päris naistele. Anda päris naistele, mitte mingi transideoloogiale. Ja siis Riina Sikkut jättis hääletamata, et noh, ta näitas, et iga hetk nad, kuigi ta on opositsioonis, sotsid on opositsioonis, opositsioon võiks kokku hoida, aga kui tuleb sinna see LGBT ideoloogia, see jätakse kõik kõrvale, jätakse naiste õigused kõrvale, laste õigused kõrvale, et see on küll õudne, see on täiesti jäle ja parem, kui nad on üldse ka Riigikogust väljas. No sotsid olid ju need, kes seda suurperedelt, seda toetust, mida Riigikogu just oli andnud, noh, mille äravõtmist, selle toetuse lisa äravõtmist nemad väga tugevalt ajasid siin Riigikogus. Sina kindlasti tundsid seda, et sa ka, eks ole, sinu suurpere nagu hakkas neid toetusi saama ja siis oli nagu kõik. Jah, et minu jaoks nagu riik saadab siin selge sõnumi, et kas meil siis on vaja suurperesid, kas meil on vaja lasterikkust ja kas meil on vaja seda, et me rahvana suureneme, kasvame ja jääme püsima, et noh, see on, ütleme, see on selline juba sümboolsel tasandil, eks ole, see on sõnum minule kui suurpere emale. Jah, et see on ju kõige olulisem praegust jääda rahvana püsima. Meil tulevad mingid LGBTIQ tegevuskavad, kus võetakse prioriteediks, et nüüd üks vähemuste grupp peab kuidagi rohkem saama tähelepanu, jäetakse kõrvale ka teised vähemused, teised abivajajad, et seatakse mingi ideoloogia prioriteediks ja see loobki olukorra, kus tegelikult naised ei julgegi sünnitada, vaadates kogu seda, mis ühiskonnas toimub. Aga märtsist ei saa veel üle ka ümber. Esiteks üks väike repliik, et Ühendriikide ülemkohus otsustas, et transnaised ei ole naised, nii et võtke teadmiseks ka sotsid, kui te juhtute meie saadet vaatama ja need transnaised enam kuna naised ei ole, et ei pääse ka naiste spordivõistlustele ega naiste vanglatesse ega naiste duširuumidesse, aga no me veel jõuame sinna, meie ühiskond ei ole veel nii küps, et transnaisi hoiaks siis naiste ma ei tea, duširuumidest eemale. Ei no vastupidi, mujal maailmas kõik see hakkab juba kokku kukkuma, kogu see ideoloogia ja võetakse kõik need, pööratakse need hullused tagasi. Aga no meie valitsus, noh kui sa rääkisime just, et kus sotsid valitsusest välja visati, et kas midagi muutus, ei muutunud, sellepärast, et see Eesti 200 ja Reformierakond ju ajavad kõike seda, toovad ikka veel maale seda, mis mujal maailmas on juba minevik, et
ja noh, sotsid seda opositsioonist kõike toetavad, et noh, see on see olukord, kus me praegu oleme, aga noh, ütleme siis niimoodi, et ega siis, kui ükskord kõik ikka päriselt muutub, et noh, 2027. aasta valimised on üsna varsti, et ma väga loodan, et Eesti inimesed ikkagi toetavad seda normaalsuse poolt ja normaalset vaadet maailmale, sest et noh, midagi ei ole teha, muidu me ei jää lihtsalt kestma. Ja märtsikuusse jääb ka üks oluline töövõit EKRE-le, sest märtsikuus võeti ära valimisõigus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ja meid survestati, et kõigepealt tahtis Reformierakond saada nagu punktivõitu, et nemad võtavad Vene kodanikelt hääleõiguse ära aga jäetakse siis nendele mittekodanikele ja meid ju süüdistati, et me ei ole nõus, miks EKRE pole nõus toetama, aga meie nõudmine oli, et valida saaksid ainult Eesti kodanikud, sest algselt oli see põhiseaduse muudatus selline, et kohalike volikogude valimistel saavad osaleda Eesti kodanikud, kodakondsuseta elanikud, samuti Euroopa Liidu ja NATO riikide kodanikud, ehk siis tehti sellest põhiseadusest selline puder ja kapsad ja me jäime endale kindlaks ja tänu EKRE-le on nüüd nii, et 2029. aastal saavad volikogu valimistel, kohalike volikogude valimistel osaleda Eesti kodanikud ja siis Euroopa Liidu kodanikud, et ma leian, et see on märkimisväärne töövõit ja selle üle on hea meel. Ja nüüd sealt võiks võidukalt aprilli suunduda ja aprillis tuli välja, et Rail Baltic, no minu meelest see on tore uudis, kui midagi jälle välja tuleb, et Rail Baltic saab ainult häädemeesteni. Et Sandra, kas oled jälginud seda Rail Balticu saagat, et nüüd me paneme mitu miljardit sinna, et käia häädemeestel suure rongiga, et kas, kuidas see Märjamaalt, kas ta nüüd jääb sul sealt kaugele kodukohast või et on sul võimalus ka Rail Balticuga häädemeestele sõita? Tead, ma ütleks nii, et ei tahakski sellest asjast mitte midagi teada. Et lihtsalt tahaks, et sellist, no see on ju valetamine algusest peale olnud ja meie looduse lõhkumine ja eesmärki nagu ei näe sellel asjal mingisugust mõistlikku. Nii et, aga kuidas seda peatada? Vaat see on nüüd miljoni küsimus. Aga nad ongi kõik, kes seda Rail Balticu asja ju ajasid, noh esiteks jällegi suured rahad on seal protsessis sees ja suurte rahade ümber koguneb alati noh, kuidas ma ütlen, mitte just kõige rohkem mõistlikke mõtteid ja lahendusi ja inimesi. Et ja noh, nüüd me oleme nagu selles olukorras, kus see pool, kes on seda Rail Balticu asja nui-neljaks ajanud, nad ongi teinud, on sellega välja tegelikult öelnud, et nende eesmärk ongi ajada kogu protsess nagu nii kaugele, et kus ei ole enam võimalik tagasi pöörduda. Ja noh, sellepärast me olemegi selles olukorras, et meeletud raha kulutame, meeletut loodusressurssi, ma arvan, et sealt Märjamaalt ka kaevandatakse teil kõike seda kruuse ja kõike veetakse sinna nagu sellesse Rail Balticu valli kokku. Et ei oleks võimalik enam seda tagasi pöörata ja täpselt seda sama tahetakse ju teha tuuleparkidega, et noh, need on ju ka mingid suured monstrumid, et kui juba nad on mingid postid juba pooleldi püsti ja noh, siis veel ikka tuleb see suur laine, mis ütleb kuskilt väljaspoolt, ütleb, et ei, see on mõttetu. Ei noh, ega siis me oleme sel teel juba nii kaugele läinud, et ega me nüüd siit enam tagasi pöörda. Nüüd tuleb ainult edasi minna, no kas või kuristikku. No ongi tunne, et see Rail Baltic, noh, sellist mõistlikku, ratsionaalset põhjendust ju ei ole sellele, kas see siis on mingi rahapesu projekt. Läti on öelnud, et nemad isegi sealt Riiast põhja poole siia Eesti poole ei suudagi midagi teha ja mingi jupikene jääb seal see erinev rööpmelaius, et jäetakse teistmoodi, et ei hakkagi see rong seal sujuvalt kunagi liikuma, et elame, näeme, tundub jälle üks selline
suur liidu või Euroliidu või Nõukogude Liidule sarnane projekt, kus ka püüti jõgesid vastu voolama panna, et see on sarnane projekt küll. No ma näen nagu väga selgelt seda, et noh, mis meil alguses räägiti, et see on nagu ikkagi reisijate veo projekt, et meie saame siis kiiresti sinna Riiga ja lõpuks Berliini ja kuhu kõik veel, aga ütleme kas või ütleme Riia vahel liikuda, siis ma arvan, et nad on ise ka aru saanud või nad tegelikult teavad, et see ei saa võib-olla kunagi teoks, et ega siis muidu ei pandud ja nüüd investeeritakse paralleelselt ju läbi Tartu, eks ole, Valga ja sealt saad siis Riiga ja sealt edasi, oli küll see ümberistumistega, aga põhimõtteliselt pandi rongid käima ja investeeritakse nagu sinna paralleelmaailma, et ma nagu mõtlen, et me kõik saame aru, et inimesed peavad liikuma ja sellepärast on vaja midagi teha, aga see Rail Baltic aina rohkem väljub nagu sellest kontseptsioonist. No, minu meelest rongiga inimesi vedada, see võib-olla tasuks. Minu meelest, kui ma vaatan seda suurt rongi ja vaatan seda väikest inimeste hulka, siis raudteel on mõte ainult siis, kui seda mööda saab kaupa vedada, mitte inimesi. Aga nähtavasti me saame neid ma ütleme, seda Rail Balticu tulemit veel analüüsida, see pidi nüüd mitte enam 2000 ta pidi juba see aasta valmis olema, aga nüüd ta ei saa isegi 2030 ma arvan valmis ega 2035 aastaks, aga seda jaburust saab kõrvalt vaadata, kahjuks me peame seda ise muidugi kinni maksma. Ja oi kui paljud saavad hästi ära elada vahepeal. Ja kui nüüd jõuame sujuvalt maikuusse, siis tegelikult Sandra, sa juba rääkisid ka, et tekkis tuuleparkide vastu nagu ka huvi ja kogukonnad koondusid ja ma toongi positiivse näite, et Pärnumaal koguti 1200 allkirja, siis Väike-Maarjas sealt 1000 allkirja, et inimesed hakkasid koonduma vaikselt. Kas teil oli ka allkirjade kogumine? Ja meil oli ka allkirjade kogumine ja kokku siis meil tuli vist oli 1700, aga nendest nii-öelda loeti siis kas kuskil 700-800 oli see piir, mis loeti siis nagu vastavalt kõikidele nõuetele ja nii edasi. Et ja selles mõttes mina tundsin küll, et tõesti nagu nädalast nädalasse inimesed järjest rohkem koonduvad, ka selline konservatiivsem maailmavaade tuleb esile järjest tugevamalt ja ka ma ütlen, et selles mõttes midagi positiivset on, et me oleme väga paljude tarkade, arukate, toredate inimestega tuttavaks saanud, kellega võib-olla muidu oleks kunagi hiljem elus teed ristunud, et siis nüüd niimoodi hästi suur hulk inimesi kokku kiiresti, et see on selles mõttes tore. Ja kui sa maikuust räägid, siis mul tuleb kohe meelde üks tore asi emadepäevaga seoses, et meil oli siis Harjumaal Anija vallas toimus ju selleaastane siis emadepäeva kontsert, kus käis ka president kohal ja hästi hea meel oli, et me saime siis koos kooriga Hanni Jõgi ja Pille Piiriga klaveril oma enda täiesti värsket lugu Memme süda esitada, mis muide oligi tuuleparkidest kirjutatud ja Eesti loodusest ja tegelikult ka sellest, mismoodi siis üks põlvkond hoiab loodust ja kingib ja pärandab seda järgmisele ja kas meie oskame seda hoida. Ja et kui me nüüd kolakad nüüd siin püsti paneme, et kas see on nüüd siis see, kuidas me täname siis memmesid vaeva eest, eks ju. Ja mida memme süda võib tunda, nii et oli nagu selline märgiline siin meie väikses kogukonnas meie jaoks. Et millegi pärast unustatakse see looduse rüüstamine tuuleparkide puhul ära, räägitakse kogu aeg ainult sellest tuulest, et näete, tuul ju tuleb ei kusagilt, aga mis toob kaasa ühe tuuliku, 300 meetri kõrguse tuuliku püstitamine alates sellest vundamendist ja kõikide muude kahjudega juurde. Aga jõuame vaikselt ka juunikuusse. Juunikuus tuli OSCE ja ODIHR-i raport e-valimiste kohta, et juba pool aastat varem meie Riigikogu aseesimees
Arvo Aller andis siis sisse nõudmise, et kutsuda neid siia missioonile, et vaadata ja anda hinnang e-valimistele. Moonika, sina oled seda raportit ka lugenud, et peavoolumeedias muidugi kiidetakse, et kõik on hästi, aga tuleta vaatajatele ka meelde, mis seal siis üldjoontes ette heideti. No seal oligi, et alguses, ma mõtlen, see on selline alguses on ikka sellised formaalsused, et räägitakse, et põhimõtteliselt et võiks olla ja tore asi, aga me teame, et kõik, mis on enne aga ei oma nagu mingit tähtsust ja neil oli väga palju väga põhimõttelisi etteheiteid, mis nad ütlesid, et jah, et kui te need ja need asjad teeksite korda, et meie hinnangul need ei vasta, ütleme, need analüüsid see vastavust meie põhiseadusele, et tõepoolest põhiseaduses meil kirjas väga selgelt need 3 punkti, et millised valimised peavad olema, et me teame, et me oleme sellest siin saates ka rääkinud, et e-valimised ei vasta ühelegi nendest ja see oli tegelikult asi, mis pani neid kõige rohkem nagu murelikult see pead vangutama ja eks nad tegid selle kirja siin meile, aga nii nagu oli, et kui nad siis, meie kutsusime nad tulid ja loomulikult Välisministeerium ja kogu see seltskond võttis nad ilusti kenasti nii-öelda oma tiiva alla, eks ole, vedas neid, sisustas nende aja ära. Nad said olla, neile lubati siis ainult tund aega meie fraktsioonis, me tegime väga kontsentreeritud ettekande kogu sellest asjast ja sealt nad saidki tegelikult selle põhilise informatsiooni kätte, et nad kohtusid ka minu teada Märt Põderiga, kes on ju see valimiste vaatleja, keda ma arvan, et Eesti avalikkus ka juba tunneb ja teab, et ei pea temast pikemalt rääkima. Ja siis selle tulemusel koostati raport ja see raport oli suhteliselt ikkagi hävitav sellele e-valimiste süsteemile. Aga loomulikult avalikkuses me kuulsime ainult seda juttu, mis oli enne aga. Ja, et olete tublid. et olete oma e-riigiga tublid, sest me oskame seda neile niimoodi presenteerida, me ise teame neid probleeme, aga väljapoole me nendest ei räägime ainult näitame seda ilusat pilti. Ja tegelikult oleks pidanud, minu meelest seal on ka enam-vähem see nagu kirja pandud, et enne kui te ei ole neid asju korda teinud, et nende soovitus oli, et mitte e-valimisi siis kasutada valimistel, aga vähemalt nii palju siis oli see nii-öelda positiivne tulemus, et M-valimised ehk mobiiliteel tehtavad valimised jäeti ära, mida ka, eks ole, need liberaalid meeletud, neil oli kõik ette valmistatud juba. Et see jäi ära ja siis aga ühesõnaga vanasõit läks edasi, et kohalikel valimistel kõik see asi toimis ja nüüd me teame, ja iga kord on nii suured probleemid, iga kord on kaebused, iga kord neid kaebusi tuleb järjest rohkem, iga kord Riigikohus peab leiutama aina uusi ja uusi selliseid formaalseid otsitud põhjendusi, et miks ei võeta seda teist või kolmandat kaebust vastu. Et seekord vist minu meelest kõige sellisem valdavam põhjendus oli, et kaebajal ei ole kaebeõigus, mis on nagu nii lai mõiste ja mida sa vaidled, eks. Ja Riigikohtu otsus on meil Eestis vähemalt alati lõplik, et nii nagu nemad ütlevad, kui nemad vaatavad sisse ja ütlevad, et nemad midagi ei näe, siis olgugi terve Eesti võib näha, aga kui nemad ütlevad, et nemad ei näe, siis nii on. Ja kellelgi enam midagi kobisemist ei ole, et see on see olukord, kus me praegu oleme. Tegelikult valimisteenistus on jäänud ju ka valetamisega vahele, et nad on väitnud midagi, mida siis kui hakati kontrollima, et kas nad on neid toiminguid teinud, siis tuleb välja, et Aivar Koitmäe, kes on valimisteenistuse juht, et ta ei ole seda teinud ja nad tõesti süüdimatult valetavad, aga sellele on ka tagajärjed. E-valimisi usaldab minu meelest vähem, tähendab,
seal usaldab ütle niimoodi, kui palju ei usalda. 40, tähendab tegelikult täielikult usaldab 28%, ei usalda 42% ja ülejäänud on seal kas ei tea või pigem usaldavad, et selline hall ala, mis see on ju ennekuulmatu, et me kasutame sellist süsteemi, mis tähendab, mis legitiimsuse see üldse valitavale valitsusele või kogule ta annab, kui inimesed ei usalda neid meetodeid. Ma ikkagi tulen selle juurde veel tagasi, et kui me räägime demokraatiast, siis väga selgelt me ju teame, mis on demokraatia definitsioon. Demokraatia definitsioon on ikkagi enamuse arvamuse prevaleerimine siis nii-öelda selle väiksema osa üle. Aga nagu me näeme, eks ole, et kõiksugu vähemuste õigused prevaleerivad meil enamuse üle praegu, e-valimistel ka, et see mingisugune 28%, kes usaldavad, eks ole, nende siis see usaldus prevaleerib, eks ole, ülejäänud ühiskonna üle nende e-valimiste küsimuses. Et minu meelest see ei ole jätkusuutlik, enam ei saa oma riiki enam kuigi kaua pidada niimoodi. Ja jõuame vaikselt juulisse. Juuli oli positiivne selles mõttes, et Riigikogu puhkas, ühtegi õudsat Liisa-Ly Pakosta seadust ei saanud vastu võtta ega menetleda ja valitsus ka puhkas, nii et ühtegi sellist automaksu ega mingit maksutõusu ei saanud läbi hääletada, aga üks naljakas asi siiski juhtus. Kuna Reformierakonna reiting oli väga madal, siis otsustas, ma ei tea, kas see on see EISA või koos peaminister Kristen Michaliga kutsuda Eestisse striimer nimega Speed ja maksti talle külastuse eest 30 000 eurot. Sandra, kas jäi suvel aega vaadata seda jaburust, et meil oli mingi mees, ma ei tea, kes haukus inimeste peale ja sõitis voodiga. Teate, mul oli tütrel sünnipäev, ta sai 15, nii et minu fookus oli ainult sellel ja ilusal suvel ma mõtlesin kohe, et nagu nii sügisel või tegelikult juba augustis hakkab jälle see valimiste eeltrall peale, et ma tahan lihtsalt olla, ma lülitasin kõigest välja. Täiesti kõigest. Väga õige, väga õige. Mõist ei jäänud millestki ilma. Aga piinlik see oli, naljakas ja piinlik, millega meie peaminister tegeleb siis ja peab siis oma nii-öelda populaarsuse eest käima 30 000 välja. Ja pärast minu meelest läks see striimer ka Venemaale või? Ja täpselt, nad jäid nagu aledalt lolli olukorda, et maksti 30 000, et ta siia tuua ja siis seesama inimene siis läks Venemaad väisama, et lätlased muidugi olid, lätlased on üldse meist nagu ja lätlased on oma asju, et nüüd kui enne lätlased vaatasid nagu meie poole üles, siis meie peaks nende poole nüüd mitte sinna alla vaatama, et vastupidi ka üles vaatama, nad teevad palju paremaid otsuseid ja nemad otsusid, et nemad seda raha ei maksa, mina ei tea, minu meelest eestlased jälle maksid need rahad ära ja läks kogu selle toetusega lõpuks Venemaale ka ja aga mis on neist tahad? Sellest väga palju räägitud. Aga september, positiivne, lapsed läksid kooli, mõned koolid, me ei hakka siin negatiivsetest asjadest rääkima, et Eesti lapsed pidid minema kooli, mis oli venekeelseks muutunud, aga ikkagi üks positiivne asi, ma arvan, et see asi on nüüd paremini valgustatud, paremini juhitud. Riigikontroll tõi välja puudused Kaitseministeeriumi valdkonnas. Tuli välja, et miljonite eurode eest on tehtud ettemakseid, raha on jäetud tagasi küsimata ja suur segadus. Moonika, kuidas sina seda nüüd näed või et kas sellel Riigikontrolli auditil siis võisid ka hiljem mingid head tagajärjed olla? Kes teab, see teab, et tegelikult Kaitseministeerium ja kogu see julgeoleku valdkond on üleüldse meil selline riigis omaette toimetav ja nad on võtnud ka sellise nagu hoiaku juba, et mis mõttes te tulete üldse ja ega Riigikontrolli auditi puhul ja Riigikontrolli puhul üldse Riigikontroll ütles, et neile ei antud ka üldse väga paljud andmeid kätte, viidati riigisaladusele, mida kui sa hakkad nagu sisse vaatama,
seal ei ole mingit nagu seda klauslit. Et noh, neil ongi nagu see hoiak, et võt me teeme siin ise, mis me teeme, et teie ärge siia sekkuge ja noh, ei ole teil tegelikult mingit õigust midagi küsida ja pärast ka, kui välja midagi tuleb, ei ole õigust midagi kobiseda. Et selles mõttes oli see positiivne, et see mädapaise sai natukene avatud ja minu meelest nad noh, mõnes mõttes ikkagi tõmbasid tagasi ja tõmbasid natukene seda selga sirgu ja noh, nüüd ikkagi saab juba küsida, et kuhu need rahad lähevad ja kas nad ikka lähevad sinna, kuhu nad peavad ja kes neid rahasid kasutab ja kas me midagi ka vastu saame, kas maksumaksja, kes tegelikult, eks ole, sina oma laste suu kõrvalt, eks ole, sina oma laste suu kõrvalt, terve Eesti rahvas annab ju nagu selle tulemusena, et meid on nagu nüüd eriti peale selle sõja puhkemist on nagu hirmutatakse kogu aeg, et noh, et kui te raha ei anna, siis kohe tuleb Venemaa ja vallutab meid ära. Et selle hirmuga saadakse rahva käest raha kätte ja noh, põhiprobleem ongi ju selles, et ega meil julgeolek, me oleme ka küsinud see Riigikogus, et noh, et raha on rohkem, aga kas julgeolekut on rohkem? Tegelikult ei ole ju. Ei ole ja ma eelnevalt jätsin Augusti kogemata vahele, kuna see striimer ajas mu pea sassi, aga augustikuust mulle meenub üks positiivne asi, et Jürgen Ligi propageerib odavat kaupa ja soovitab mitte süüa. Et ma ei tea, kuidas Sandra, sina oled suutnud rahandusministri soovitusi ellu viia. Suure pere kõrvalt ma arvan, et kõik me vaatame odavamat kaupa. No meil on marjapõõsad täiesti arvestatavalt olemas ja kartulit kasvatate? Jah, meil on kõrvitsad, tomatid, kurgid, kartulid, kanad, munad. Kuula Jürgen Ligi. Et ei ole hullu midagi, et kui vaja, siis poodi ei lähe. Väga hea. Jürgen Ligi, ära osta odavat kaupa vaeste eest ära nii nagu sa nimetad neid. Et vaid pane oma kartul, oma kõrvitsad, oma tomatid ja kurki ja on sinu elu ka nagu lill. Ma tahan ikkagi siia vahele segada, et ei jääks rahval sellist muljet, et noh, mida mina ka nagu näen tihti peale, et inimesed, kes noh, nii nagu sa ütled, et me saame hakkama, sest meil on need ja need asjad, et mis on kohutult positiivne, et sul on lapsed ja sul on kanad ja oma kanamunad ja lapsed saavad kõike seda elu oma eheduses läbi elada, et see just ka annaks õigustuse Jürgen Ligile, eks ole, võtta veel selle arvelt, et sina saad hakkama oma perega, võtta veel lisaks sinult ära ja öelda, et noh, et ei, et no ega sulle, noh, sa ütled, et sa saad hakkama, eks ole, et ega sul ei oleks seda raha vaja, eks ole, no siis mina ütlen, kuhu seda raha peab panema, et noh, see jääks kõlama, et ma näen nagu seda, et kuidas Eesti rahvas tihti peale ütleb, et noh, et mida lollimaid otsuseid sealt ülepool tehakse, siis ikka on mingi osa inimestest ütleb, et ei ole midagi, küll me hakkama saame. Jah, et lähevad sauna taha ja löövad rusikaga vastu seina, aga tänaval ei tule. Jürgen Ligi kommenteeriks seda, et lollidelt tulebki raha ära võtta ja et küll tema põhjendused leiab, et kuhu see raha kulub ja kõiges on ikkagi EKRE ikke süüdi ja seda juttu ei jõua enam ära kuulata, seda valetamist, et inimesed, minu soovitus jälle, kui te näete ja kuulete Jürgen Ligit rääkimas, sulgege see meedia vahendaja, et telekas või raadio. Püsite tervemad. Jah, see lihtsalt ei tasu seda valetamist kuulata, aga olemegi jõudnud oktoobrikuusse. Oktoobris toimusid meil valimised. EKRE pani peaaegu kõigis omavalitsustes nimekirja välja ja meil läks tegelikult väga hästi. Sandra, sina said valituks. Räägi, kuidas sa jäid Märjamaa valimistulemustega rahule? No meie siis EKRE-ga Märjamaal, ma arvan, et saime teise koha, nii-öelda, kui võib öelda, et keegi jäi mingile kohale. See on mu isiklik arvamus, et tuuleparkidega seoses Isamaa, kes siis valimised võitis, enda programme kirjutas sellise asja sisse, et tuulepargid ei ole prioriteet, inimeste elukeskkond on. Aga see on selline väga ähmane asi ja nüüd siis vaadates koalitsioonilepingut, kui EKRE on siis surutud nii-öelda opositsiooni ja koalitsioon on tehtud siis
kahe siis Valimisliidu ja Isamaa vahel kolmikliiduna, siis seal koalitsioonilepingus ei ole nende tuuleparkide kohta mitte ühtegi sõna enam, et isegi see õnnetukene prioriteet on sealt ära kaotatud. Nii et ma arvan, et võib-olla nii mõnedki, kes arvasid, et noh, ma ei tea, võib-olla see EKRE on natukene liiga otsekohene või kange kraam, et noh, Isamaa ka ikkagi ju näed, vist ka tuuleparki ei taha ja et hääletame nende poolt, et võib-olla praegu tunnevad, et nad on nagu petta pisut saanud. Kusjuures väga paljudes omavalitsustes on sama jutt. Haljalas, kus jälle inimesed justkui usuvad, et näete, et Isamaa ju räägib ka siin Riigikogus, et nad on tuuleparkide suhtes kriitilised või ei toeta mingit osa tuuleparke. Et tegelikult on see suur vale. Näiteks meie omavalitsuses Vinni vallas toetavad nad väga, et sellepärast ei saanud ka nendega teha koalitsiooni. Viljandi kandis minu meelest nad on jälle tuuleparkide vastu, et Isamaa on väga mitmenäoline, et täiesti ebausaldusväärne, sa ei tea, mida sa sealt võid saada. Aga ma tahaks veel seda öelda, et kindlasti suur aitäh kõigile, kes tulid EKRE selja taha, sest ütleme siis, kui eestlane julgeb olla otsekohene ja enda ees seista, siis see on juba väga suur asi. Ja ikkagi 818 inimest meid usaldasid, nii et suur aitäh kõigile ja see on tõesti see, mis tegelikult meil annab jõudu, et peale saadet täna siin lähen ma just vallavolikogu istungile ja hakkame seal vallavanema palka juba sellel aastal teist korda tõstma, nii et ei ole nagu tore positsioon. Sina ei hakka tõstma. Mina seda teha ei plaani, aga paraku meid on seal ainult 5-16 inimest on seal nii-öelda tõenäoliselt selle poolt, et aga meil on inimeste usaldus ja me võitleme edasi ja seisame kindlalt oma põhimõtete eest. Kusjuures mina olen tähele pannud, et viimasel ajal on see tuuleparkide teema natuke nagu laualt maha võetud, et nähes seda suurt vastuseisu, püütakse nähtavasti kuidagi riiklike planeerimiste seadustega käed kohalikel inimestel selja taha väänata, aga kui nüüd ikkagi teha selline ülevaade, siis ma leian, et EKRE oli väga edukas. Vaatamata sellele, et meil jäi neid volikogu kohti peale valimisi vähemaks, aga samas me saime 26 omavalitsusest võimule ja seda on 9 omavalitsust rohkem kui 4 aastat tagasi. Kui me sama hea trendiga jätkame, siis ma arvan, et 4 aasta pärast oleme me juba pooltes omavalitsustes võimul, sest inimestel võtab ka aega, enne kui nendele see tuuleparkide teema kohale jõuab. Ja arvestades veel seda, et kuidas meedia on ju kogu aeg rünnanud meid. Küll poogitakse külge, mida EKRE ütles ja millised me oleme ja ikkagi väike mõju oli ka sellele, et meid püüti aasta tagasi ju lammutada. Aga lähme novembrisse, aeg surub ka peale, muidu me jäämegi siin seda aastat kokku võtma, et novembrikuusse nagu jäid ju need põhiliselt need kohaliku omavalitsuste volikogude siis nende komisjonide moodustamised ja esimeeste valimised ja pikka aega oli meil kadunud Tallinna linnapea. Moonika, kuidas sina kommenteerid seda Isamaa käitumist Tallinnas? No, kui nüüd e-valimised kõrvale jätta, siis ma arvan, et see Isamaa selline käitumine, poliitika muidugi ongi selline, igaüks seisab enda eest ja kõik, aga me ju teame, et rahvas ikkagi ootab, et konservatiivid hoiaksid kokku ja konservatiivsed jõud ajaksid ühte asja, et nüüd on Keskerakond on ka järsku konservatiiviks kuulutatud, et heakene küll, meil oli kunagi tõesti see kolmikvalitsus ja minu meelest oli üle hulga aja ja Eestile üks paremaid valitsusi. Aga nüüd Isamaa otsustas, et tuleb kuidagi
EKRE-le koht kätte näidata. Ja nad käivitasid kampaaniat Tallinnas, just Tallinnas, et ärge, siin oli kogu aeg see, et mingi selline jutt käis, et Keskerakond ei tohi saada nii-öelda ainuvõimule või võimule üldse, et ainuvõimu nad ilmselgelt ei saa, aga et keegi ei läheks ka nendega nagu siis punti, et nad ei saaks võimule, vaid eesmärk oli, et siis Keskerakonna võimule saamist ära hoida ja siis Isamaa käivitas kampaania, kus ta siis sõna otseses mõttes ütles, et kõik rahvuslikud jõud, et ärge vali EKRE-t, sest EKRE, kui ta saab Tallinna volikokku, siis nemad aitavad venekeelse ja venemeelse Keskerakonna taas võimule, aga valige Isamaa, kes selle ära hoiab. No vot, nüüd me siis näeme seda, et kuidas, milline selline alatu manipulatsioon see oli, et mille nimel seda kõike tehti ainult selle nimel, et saada ise selleks, kes aitab selle sama venekeelse ja venemeelse, nagu need on nende sõnad, Keskerakonna taas võimule ja saada ka, vaata, kui oleks nagu 3 osapoolt, eks ole, siis ju neile jääks väljapressimise ruum ja see pott jääks ju väiksemaks, et nende eesmärk ongi see, et sinna konservatiivsele põllule peale nende, Keskerakond on erinev, eks ole, nemad hoiavad seda vene valijaskonda nii-öelda oma kõhu all, milleks keegi teine ei ole lihtsalt Eestis võimeline ja siis on siis see nii-öelda Isamaa, kes peab olema ainukene konservatiivne jõud Eestis, et kõik teised kõrvalt ära saada, et sellist mängu nad mängivad ja lihtsalt Eesti rahvale, kes ootab, et meil oleks selline nagu konservatiivne jõud ja ühine koostöö, et meie taha ei ole see kunagi jäänud. Meie taha ei ole see kunagi jäänud, et meie oleme alati olnud sellised avatud ja me oleme alati otsinud neid lahendusi ja kompromisse ja ikkagi püüdnud, et Eesti riik ja rahvas oleks hästi juhitud, siis nemad üritavad igal pool meid eemal hoida, seesama, eks ole, Reinsalu, kes lubas suure suuga linnapeaks hakata, puges põõsasse, loomulikult, eks ole, ja samamoodi tema on ka siis öelnud, et kui küsitakse ikka, et kas siis EKRE-ga ka ja kus ja mis, siis tema on alati see mees olnud, kes ütleb, et ei, nemad on niisugune üleolevalt, et mis nüüd nemad on sellised, ei, nemad ei ole valitsemiskõlblikud või eks ole, et see on nagu selline alatu mäng, et ma ikkagi soovitan just inimestel, kes hindavad seda kompromissitut ja julget ja mitte keerutavat ja mitte alatut ja mitte valetavat poliitikat ikkagi tulla meie taha nagu toetajatena tagasi, sest et midagi ei ole öelda, me oleme ainukesed, me oleme hoidnud ka seda rinnet kõik need aastad alates 2015, kus oli kõik see immigratsioonivastasus ja kõik need lained, mis siis Eestist hakkasid läbi Euroopa üle rulluma, et meie oleme kõike seda asja nagu tagasi hoidnud ja mis on veel nagu hästi selline iseloomulik just ka nende käitumisel, et nüüd, kui meie oleme selle nii-öelda musta töö ära teinud, meie oleme see kaitsevall ja nüüd, kui juba on nagu turvaline mingitest asjadest rääkida, et sa ütlesid, et kusagil tuuleparkide osas ka nad juba, eks ole, julgevad sõna võtta ja immigratsioonivastasuses, kõik need teemad, et nüüd nagu Isamaa tuleb ka välja, eks ole, teeb siin nagu kõmisevat tünni, hakkab kõmistama, et siin Riigikogus ka üks isamaalane tuli jälle, meil siin teemad, meil ka see põhiseaduse teemad ja kõik sõnavabaduse teema, loomulikult demokraatia teemad, mis on kogu aeg, ja siis tuli jälle õssitama, et kuule, te peaksite ütlema, ütelge seda ka veel, ütelge toda, teie inimene pidas just praegu kõne, seal tuli just puldist ära. Miks ta ei öelnud? Mitte midagi ta ei öelnud. Ja siis sa tuled ütlema, et meie peame ütlema, vabandust, aga ausalt, meil on nagu siiamaani sellest, et meie teeme selle musta töö ära kogu aeg, seisame nagu tugevalt ja ühesõnaga võimsalt vastu, saame näopeksu kätte ja siis tulete teie valgetel kinnastel ja hakkate neid õunu korjama, eks ole, jääb ära. Ma olen nõus sellega enam.
jah, et Isamaa tõesti tegeleb sellega, et võtab üle nagu meie maailmavaate või meie seisukohad. Aga siis, kui on turvaline jah, kui on turvaline ja noh, see on ikka valijate suur petmine küll, et öelda, et valige Isamaa Reinsalu, hakkab iga kell hakkab Tallinna linnapea. Ja ei lase Keskerakonda võimule. Ja ei lase Keskerakonda võimule ja temast veel mingi päev enne valimisõhtut ütleb ta, et temast ja tema tuleb Riigikogust ära, temast saab uus Tallinna linnapea ja tegelikult mul on hea meel, et temast ei saanud, see on positiivne, ma arvan, et Peeter Raudsepp saab palju paremini hakkama, vähemalt on ta palju sümpaatsem inimene, nii et sellega võib selle novembri kokku võtta, aga detsember praegust veel kestab. Sandra, kas sul on midagi positiivset detsembrist välja tuua? No ilmselt ette vaadates, aasta lõpuni on veel mõned päevad, nädalad aega. Noh, jõulud on ju tulemas. Jaa, positiivselt. Ja kui sul on väikesed lapsed majas, siis neid jõule oodatakse ja päkapikka oodatakse ja noh, meil muidugi on lastele selgeks räägitud, et meie aitame päkapikke ja jõuluvana muinasjutu seest välja tulla. Et selline ilus muinasjutt ja jõulumaagia on, aga mitte nagu valetamisega, eks ju, vaid püüdes nagu leida sellist tasakaalu ja lastele see väga meeldib. Vahepeal on mul ka küsitud, et emme, kuule, kus sul see päkapiku ladu asub? Niimoodi kavalalt. Aga ei, emme ei ütle. Aga jaa, meil on plaanis minna vanavanemate juurde maale ja veeta seal ilusad jõulud, nii et seda ma tahaks ka võib-olla soovida inimestele, et hoidke kokku ja hoidke julgelt kokku, et tõesti enda eest seista on vaja ja samas ei tohi ka unustada ära sellist toredat koos olemist, et see käib nagu koos. Monika, sinu detsembri soovid ja positiivsed sündmused? Ja no ma ikkagi tulen ka, täpselt jätkan sealt, millest Sandra rääkis, et jõulud on ikkagi perega koos olemise pühad ja perepühad ja kokkuhoidmise pühad ja noh, ma ei tea, ärge laske palun, noh nüüd vaatan, et eriti nüüd detsembris ja igast otsast tuleb seda juttu liberaalide poolt, kuidas perekond on vägivalla pesa ja ma ütlen, et loomulikult meil on palju probleeme ja neid hakata siin lahti rääkima, selleks meil lihtsalt ei ole aega, aga lihtsalt see, kuidas riik ei tee, riigil ei ole ressurssi jällegi, kuhu need ressursid lähevad, sellest on ka, võiks rääkida, et igatahes mitte oma inimeste turvalisuse ja heaolu nagu kaitseks, vaid kusagile lähevad need ressursid ära ja siis Eesti pered ongi jäänud üksi, et need maksud ja kõik see hakkama saamine, kõik see ärevus ja kõik see stress ja kõik, mis sellest tekib ja katsu siis, see on nagu kunstlikult tekitatud ja see on nagu sellise perekonna lagundamise projekti üks osa, et panna pered sellisesse olukorda ja siis väristada pead ja veel näidata näpuga, ei, mis teil on seal, eks ole, teil on seal mees, kes ja lapsed ja kõik, et kindlasti on seal lähisuhte vägivald ja naabrid, vaadake, hoidke silmad lahti, et kuskilt äkki märkate ja siis kaebate, et siga ei tohi pidada ja vaatate, eks ole, et ega naabrimees oma naiste peksa. Et see on nagu selline, kuidas ma ütlen, see on selline lammutav ja selline kole, et loomulikult selle kõigega tuleb tegeleda ja loomulikult seda kõike on kogu aeg olnud. Aga praegu jõulude ajal ikkagi mina ütlen inimestele, et unustage ära, kui teil on mingisugused naginad peres, et see, saage aru, see ei ole, see on selline objektiivne reaalsus, see ei ole teist tingitud, see ei ole sellest, et ma ei tea, sul on, mees on paha, näed, ei lähe siin tööle, vabandust, meil ei ole võib-olla üldsegi, su mehel ei olegi tööd, eks ole siin, et maaelu on ära tapetud, ettevõtlus on ära tapetud ja tõesti, ei ole mõtet omavahel tülitseda sellepärast, eks ole, et miks sa ei lähe tööd või miks sa ei otsi või miks sa niisugune või miks sa naasugune. See kõik on nagu väljaspoolt tulnud, et parem hoidke kokku, see on kõige parem relv sellise liberaalse õuduse vastu, eks ole, mis on teie elu selliseks põrguks teinud. Ja jõulude ajal, mina mäletan, mul on lapsed suured, aga mina mäletan ka seda aega, kus mul üks lastest pani öösel kile
maha, saad aru, niimoodi, pani põranda peale kile maha, sest päkapikk käis akna peale, on ju. Ja siis tal mingisugused kahtlused olid, et kas ta ikka läbi akna tuleb, et tema pani ikka selle kile maha, tema püüab selle päkapiku kinni, et kui päkapikk öösel tuleb ja selle kile peale astub, siis kile krõbiseb, tema ärkab üles ja siis tema näeb lõpuks ometi seda päkapikku ja siis öelda püüab selle päkapiku kinni, et lapsed on selles mõttes nagu nii armsad ja nii toredad ja noh, see ikkagi hoidkem elus seda, just nimelt seda muinasjuttu, seda, ma ütlen, et mida kauem me suudame enda jaoks, oleme suutnud ka enda jaoks hoida elus seda maagilist reaalsust selles reaalses argipäevas, seda rohkem me suudame nagu sellest kõigest läbi minna, mis on, nagu ma ütlesin, selline objektiivne reaalsus ja lastele ka, mida rohkem sa suudad, eks ole, selles muinasjutus ja selles maagilises reaalsuses neid hoida, seda tugevamad ja nagu sellised vaimselt tervemad täiskasvanud neist saavad. Nii et see on nagu minu selline jõulusoov ja loomulikult ka seda, et jõulud on ikkagi kristlik püha, et ärge seda ka unustage, et sündis üks laps, kes pärast andis elu meie eest. Ilusad soovid, tõesti. Monika ütles välja, et perekond on ka see koht, kus me saame tuge, et rasketel hetkedel ärge näägutage, vaid toetage üksteist ja no ma ei tea, ma ei sooviks nii palju valgeid jõule kui rahulikke jõule, et sõda on liiga kaua kestnud. Me ei tohtinud veel, ma ütlen, et paar aastat tagasi rääkida rahust, me pidime rääkima sõjast, aga minu soov on küll, et järgmine aasta tuleks rahu ja tuleks rahu maa peale ja need hullused, mida meile siit Riigikogu uksest ja aknast sisse tulevad ja mida igapäevaselt meie inimesed pärast peavad taluma, et neid enam ei tuleks, mingi muutus tuleks, eks ole. Aga aitäh, kallid külalised, lõpetame selle aasta viimase saate ja mina soovin küll südamest teile ilusat aastavahetust ja õnnerikast uut aastat.